Tere tulemast vaatama järjekordset Trinity äriõiguse nõuannet. Täna räägime aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku juhataja rollist ja sisuliselt sellest, et kas tegemist on lihtsalt kauni potilillega aktsionäride koosolekul või on tal ka mingisugune konkreetne roll kanda. Ja seda siis hiljutise Tallinna Ringkonnakohtu lahendi valguses. Kui vaadata äriseadustikku, siis üldkoosoleku juhatajal on justkui vaid kaks eesmärki. Allkirjastada protokoll ja allkirjastada koosoleku osalenud aktsionäride nimekiri. Kuid Ringkonnakohus ütles, et sellega tema funktsioonid ei piirdu. Tegelikult on koosoleku juhataja roll tagada, et koosolekul vastuvõetud otsused oleksid kooskõlas nii seaduse kui aktsiaseltsi põhikirjaga ja oleksid ka kehtivad. Ja konkreetselt viitas Ringkonnakohus, et teatud juhtudel on koosoleku juhatajal õigus ka teatud küsimusi hääletamisele mitte panna, kui vastav otsus võiks olla kehtetu. Kui soovite selle kohta täpsemalt teada saada, võtke meiega ühendust, aga muidu näeme järgmisel korral.